Lisaks sellele, et Tuve Kärner on ehitanud Järva-Jaanis üles mitu muuseumit ning on aastakümneid olnud nii kohaliku kultuurielu edendaja kui kohaliku kogukonna hing, on ta ka mees, tänu kellele paljuski on tänane vabatahtlik tuletõrje Eestis selline, nagu ta on. Ning 60 teenitud aasta jooksul on ta igal võimalusel panustanud priitahtlike pritsumeeste arengusse. Kui me mõtleme sellele, et millest on päästeamet või pääste või tuletõrje, siis kunagi alguse saanud, et see oli selline kogukondlik tegevus, mis suutis haarata kõik enda ümber ja samas luua turvalisust ja aidata, siis Tuve Kärner on kõige parem kehastus sellele kogu selle nii-öelda Eesti päästesüsteemi sellel osal, mis kunagi ta ajalooliselt on olnud ja mis ta tegelikult, mis on selle tugevus olnud. Tuve Kärner ja vabatahtlik pääste, kas võib öelda, et selle kahe nime vahele peaks panema võrdusmärgi? Absoluutselt. See lisaks on Tuve selle Päästeliidu katusorganisatsiooni asutajaliige ja võikski öelda, et ta on üks selline suur sammas, ilma milleta võib-olla see ettevõtmine ja liikumine siin Eestis oleks võib-olla olemata. Tuve on 60 aastat päästesüsteemis sees olnud, sellest ajast peale, kui ta veel väike poisikene oli ja selle aja jooksul ta on näinud selles valdkonnas põhimõtteliselt kõike. Tuld ja tõrva, selle valdkonna kasvu, mõningast langust ja ka selle valdkonna hiigelaegu, mis on praegu mõnes mõttes käes. Nii et Tuve on käinud läbi tulest ja veest ja olnud see suur eeskuju, kes on kogu selle vabatahtliku pääste üks suuri hingesid olnud. Nii endised kui praegused ministrid, kes Tuvet tähtsal päeval õnnitlema olid tulnud, on oma karjääri jooksul ja ka väljaspool poliitiku karjääri väga palju Tuvega kokku puutunud. Siseministrina loomulikult vabatahtliku päästega, aga väike seik ka selline, et Järva-Jaani tuletõrjeseltsi vapp, mis neil praegu on üks umbes ligi 20 aastat tagasi minu poolt joonistatud, nii et eks neid põhjuseid on palju, aga põhiline on ikkagi see, et eks Tuve on selline hea kogukonna vedur ja nagu ma siin ka ütlesin, et ühiskond koosneb veduritest, vagunitest ja piduritest, siis tema on kindlasti sellise veduri rolli võtnud endale mitte ainult siin Järva-Jaani kogukonnas, vaid tegelikult laiemalt Eesti vabatahtlikust päästes. Rääkides priitahtlikust pritsimeestest ja vabatahtlikust päästest üleüldse, seda võrdlust vist ei saa tuua, kuidas asjad olid omal ajal ja kuidas praegu, et ka juba tehnika mõttes. Aastad on ikka nii palju andnud neid nägemusi ja pilte sellest, kuidas see vanker, see päästevanker on veerenud ikka ühest kraavist ja teisele poole ja jälle tagasi. Ja nüüd on õnneks jäänud ilusti kesteid pidama. Meie koostöö riikliku päästeteenistusega on, ma ütleks küll, et ideaali lähedane ja mis tehnikast rääkida, siis kustutusluuast ja nahkkämbrist alates kuni kaasaegse tehnikani, mis praegu ka juba priitahtlikel kasutada on. Näiteks meil on juba raadioteel juhitav robot kasutusel ja püüame siis omalt poolt anda ka nii palju, kui jaksame ja minu vanuses juba, ma arvan, et ennetustöö on see põhiline, millega meie kaasa saame aidata, olgu need siis kodunõustamised, tuletõrje muuseumi juures tegevused, noorte päästealaring, puhkpilliorkester, priitahtlike pritsimeeste pasunapoiste punt või mida iganes. Et nii palju kui jõudu ja jaksu püüame ikka.